Tere, mina olen Rasmus, ma olen välijõusaalides trenni teinud juba ligi 10 aastat ja täna ma näitan sulle 5 harjutust, mida sa saad siin välisjõusaalis teha, ükskõik kas sa oled siin esimest korda või 10. korda. Lähme trenni. Esimeseks harjutuseks on siis tavalised lõuatõmbed. Siin kindlasti jälgi seda, et sa tõmbaksid liigutuse alguses endal õlad taha ja rinna ette ning siis lõua ilusti üle kangi ja siis tuled rahulikult alla tagasi algpositsiooni. Ja lihtsam versioon sellest harjutusest on jalad maas lõuatõmbed. Seal tuleb jälgida siis täpselt samasuguseid asju, eriti seda algpositsioonist seljalihaste aktiveerimist ja lõpus kindlasti seljalihaste deaktiveerimist ka. Ja kogemus on näidanud, et lihtsama versiooniga saavad hakkama kõik, sest sa saad jalgadega piisavalt palju kaasa aidata siis selle lõuatõmbe tegemisse. Teiseks harjutuseks on meil tipid või siis rööbaspuudel kätekõverdused. Tippide juures jälgi, et sa algasendis suruksid õlad täiesti alla ning siis alles hakkad tippe sooritama. Võid võtta kerge ettekalde ja liigu alla, kuni küünanukist on saavutatud 90-kraadine nurk ning siis suru ennast üles tagasi. Proovi selle harjutuse juures mitte rinda ette tuua, et su keha jääks käte vahele. Ja kui sa ei jaksa keharaskusega tippe teha, siis sellest lihtsam versioon on see, et sa aitad ennast jalgadega kangi peale ja proovid sealt tulla alla nii kaugele, kui sa jaksad ilma jalgade abita. Ning siis jälle tõukad jalgadega ennast üles tagasi ja tuled jälle alla nii kaugele, kui sa jaksad. Järgmiseks harjutuseks on Austraalia lõuatõmbed. Selle harjutuse jaoks on sul vaja natukene madalamale asuvat kangi, mis ei ole päris lõuatõmbekangi pikkune. Ideaalne on selline rinnakõrgune kang või natukene isegi madalam. Samamoodi nagu lõuatõmmete jälgi siin, et sa tõmbaksid harjutuse alguses enda õlad taha ja rinna ette ning siis tõmbad kangi endale keha vastu, ideaalis rinna alumise osa peale. Ja harjutus saab lihtsamaks muuta läbi selle, kui sa kõverdad enda jalad põlvest ja aitad natukene üles tõstes jalgadega kaasa. Absoluutselt igast harjutusest saab teha mingisuguse lihtsama versiooni. Välijõusaale meil Eestis on päris palju. Viimasel ajal on juurde tulnud väga palju selliseid, nagu siin taga on näha, selliseid rauast välijõusaale, mis on väga heas seisukorras. Kvaliteetsemad spordiväljakud või välijõusaalid on siis näiteks seesama, mis on siin mäepealses. Näiteks 32. keskkooli hoovis on väga kvaliteetne plats. Pirita rannas on väga hea plats. Harkujärve ääres on väga hea välijõusaal. Vahet ei ole, kus sa elad siin Tallinnas. Tõenäoliselt paari kilomeetri raadiuses on sul olemas välijõulinnak, kus sa saad korralikult trenni teha. Järgmiseks on siis kõhulihased, õigemini siis jalgade tõsted. Selle jaoks sul on vaja kas sellist pinki või see võib ka olla maaga paralleelne pink. Siin jälgi seda, et sa suruksid kindlasti enda alaselja vastu pinki, ehk siis sa aktiveerid kõhulihased ning siis tõstad sirged jalad üles nii kõrgele kui jaksad ja lased alla tagasi ja päris maha ei lase. Kindlasti igas jõusaalis sellist atribuutikat ei ole, aga selle sama harjutuse saab teha lihtsalt tavalise maa peal või liiva peal ka. Nii et igas välijõusaalis saab seda harjutust teha. Kui sa tahad teha lihtsamat versiooni sellest harjutusest, siis lihtsalt kõverda jalad põlvest ja harjutus muutub kohe palju lihtsamaks. Ja viimaseks harjutuseks on klassikaline seinaiste. Siin jälgi, et su jalad oleks puusade laiuselt ja istud seljaga vastu seina ja tuled niimoodi, et sul oleks põlvedest 90-kraadine nurk. Ja siis lihtsalt istud nii kaua, kui sa jaksad. Peamiselt see harjutus treenib siis reie esiosa. Selle harjutuse jaoks on lihtsalt vaja kas mingit puud, posti, mingisugust pinda, kuhu enda selga lihtsalt toetada. Ja kui sa soovid seda harjutust lihtsamaks teha, siis ära mine nii alla, seisa natukene kõrgemal, et ei ole nii terav nurk põlvedest. Kui sa ei ole mitte kunagi mingisugust trenni või üldse keharaskustrenni teinud ja kardad natukene seda, siis julgelt võid tulla trenni. Alati on olemas lihtsamad versioonid harjutustele.